ehitama. Saime siis esimesed prussid põhimõtteliselt veetud, aga oleme õpetajasaalis. Kes teab, see teab. Kes ei tea, siis tulete ilmselt varsti külla, sest tahate näha, mis me teeme, millega me hakkama saame. Et see üllatus ongi tegelikult siis parkuurisaali ehitamine. See peaks olema esimene sisesaal, parkuuri sisesaal Eestis. Välisaal meil on, või välisaal, jah. Väliparkuuri parke meil on päris palju juba Eestis, aga päris sisesaali minu teada ei ole. Tanel teeb tööd juba, tubli. Peame siin kõik üles koorima, kõik matid lähevad ära. Mõni matt jääb siia, sest meil ei ole vaja. Me teeme kõval pinnasel. Väljas sul ei ole matte. Poska tuli. Teeme siin parkuurisaali Eesti esimest. Ja muud ei olegi. Tegelikult on põhimõtteliselt joonis ka olemas, et kus mis tuleb, kui suur midagi. Aga seda ei näita. See on üllatus. Aga vähemalt nii palju räägin, et siia. Kus siin püsti on? Siia tahaks esmalt teha kaldseina, et oleks lihtsam algajatel Warrani teha ja osavamatel ülihea wallflipi sein või üldse seinatrikkide sein. Tuleb lai ka, et eksimisruumi on palju ja et ei pea aknast välja lendama ega millegi vastu. Et siuke hea. Et paneme edasi. Ilmselgelt ju materjali vähe. Toome juurde. Kes ei tea, siis see saal on teisel korrusel. Igast asjade vedu on pind. Nüüd ma näitan teile, kuidas saab hästi kiiresti teha valmis selle kaldseina karkassi. Põhimõtteliselt täna lõpetame. Me ei väga palju jõudnud nagu näha. Ja kahekesti palju teha, palju mõtlemist ja tulevad siia peale. Nii. Pidime ju materjali ka vedama. Materjali vedu võttis meil pool päeva reaalselt. Kokku umbes 4 tundi. Alustasime 9-st. Enne 9 startisime tegelikult juba. Kell on juba võib-olla 4:30. Siuke tööpäev. Jah, okay. Bye-bye. A few moments later. Päev number 2. Täna on asjade äravedusid, pehmed asjade äravedu, et meil oleks ruumi panna neid õigeid asju. Kogu aeg on dilemma, mis me siin teeme, palju me mida peame tooma, kuidas ehitada. Ärge meie pealt vaadake, kuidas asju ehitama peab, et mõnda asja võib-olla teeme õigesti, aga ilmselt paljusid asju ei tee, et me päris ehituschannel ei ole.
jah, okei. Teeme edasi. Miks need on erineva pikkusega? Ma ütlesin, et ärge meie pealt vaadake. Aga me kasutame laserit vähemalt. Augud ees. Nüüd tuleks teha õiged. The next day. Kell on laupäev millalgi. Üks päev jäi vahelt filmimata põhimõtteliselt, sest mälukaart sai täis. Aga meil on natuke siin toimunud juba. Ja on stabiilne, Tanel isegi seisab seal. Ja nüüd on meil vaja üks meetrine kuubik sinna üles saada. Ja me teeme seda kindlasti väga lihtsate vahendusega. Reema parkuuri all läks nii kaua aega, et üles saada. Vaikselt areneb. Tanel pani siia põhimõtteliselt riiulid. No tegelikult on neil natuke ka ikka konstruktsiooniline idee ka. Siin tuleb üks kast. 2 meetrit ja 1,70, et ka pisemad saaks üles. See on täiega viltu igatepidi. Nagu mis asi see on? See ei ole päris sirge. Et ka sellised huvitavad probleemid meil. See ei ole probleem, Reima. See on lihtsalt veel lõpetamata. No, veits ikka probleem. No tüütu on lihtsalt, kui kõik on propelleris ja banaanis ja... Et ideaalses maailmas oleks kõik sirge ja täpselt millimeetri pealt mõõdus ja loodis ja teate küll. Jah, siin on veel see. Siia tuleb katus, mille Heigo lubas umbes mitu päeva tagasi tuua. 3 päeva tagasi lubas selle katuse tuua, kus see kaldsein üles läheb siis. Ootame. Äkki see aasta jõuab kohale. Kast on põhimõtteliselt valmis. Panime igasuguseid diagonaale ja värke, sest see peab olema husky kindel. Nagu minu kindel. Aga meil ei ole suurt midagi enam teha, sest materjal on otsas. Me lähme jälle alo juurde. Laome käru täis samamoodi. Käru täis. Toda materjali. Minu juures on veel mingeid mega suuri laudasid, millest teeme hästi kindlad kastid väiksed. Double kongi ja you know. Ja, varsti näeme jälle. Praegu lähme sööma. Väike söök. Sööma peab. Paremaid asju muidugi, aga... Mul on parem asi. Siis praegu pole koormustki pealegi midagi. Vana raibas. Tegelikult ei liigu mitte kuhugi, aga... Tegelikult ei liigu, aga me oleme ikkagi turvalisuse kanal, nii et... Kanal teeb korralikult. Jah. Täiega hästi peale. Vedasime asjad saali. Siin. Mõnik. Nüüd tõime neid ka veel juurde. Nüüd on üsna palju. Saab kõvasti edasi teha. Aga nüüd hakkame juba jõudma sinna kanti ka vaikselt, kus enam nagu projekti ei ole valmis mõeldud, et tuleb hakata edasi ka tegema, et umbes täpselt pool saali on mõeldud, pool saali on veel
et palju tööd. Aga jah, vaatab äkki teeme mõne slow-mo klipi nüüd siia. Ütlesin, et teeme slow-mo klippe, kõva ühe sai, sest mida me filmime siin slow-mos? Kruvi keeramist või? Ei ole väga midagi. Aga läheb üsna edukalt. Järjekordne kaldsein tuleb. Siit saab arumükke enam-vähem. Mina tegin kasti, sest mulle kastid meeldivad. Sellist on ühte veel vaja. Hakkan tegema. Põhimõtteliselt on asi nii kaugel, et oleme kõik kastid ära teinud, mis meil projektis on praegu joonistatud. Et nüüd on torukonstruktsioonid, mida ei ole üldse veel olemas. Peame need lõpuni tegema, siis me peame Inglismaalt neid klampe eesti keeles. Klambreid tellima ja siis kuskilt toru ostma ohtralt. Ja vineeri, räigelt vineeri, sest kõik need konstruktsioonid siin tuleb vineeriga katta. Kõik. Seinad, pealsed, kõik see suur sein seal saab lae alla minna. Et jah, et nüüd hakkame projekte edasi mõtlema. Väike timelapse teile sellest, kuidas me ajusid ragistame. Põhimõtteliselt saime projekti valmis. Aju juba hakkab suitsema vaikselt, ei suuda enam normaalseid kaste ja ideid mõelda. Tundub, et on suht okei. Nüüd siis loeme enam-vähem kokku, mis klambreid vaja, kui palju ja paneme tellimusse, et äkki järgmisel või tulevasel nädalal siis jõuab kohale ja äkki nädala lõpuks juba saaks midagi torusid ka paika. No vist saime ostukorvi valmis. Juhe on jumala koos. Mida, kuhu, kui palju, mis nurgaga. Keeruline, aga vist on tehtud. Peaks nüüd ära minema, sest pühapäev on, tahaks puhata ka natukene. Homsest hakkame ilmselt vineeri paigaldama, et saaks siin skelettidest natuke mingit ilmet ka. Selle vlogiga siis läbi, ma arvan. Paari päeva kokkuvõte siin. Bye bye! Ütle tšau täna. Tšau!